Tere tulemast kuulama Arko Akadeemia järjekordset podcasti. Räägime kinnisvarast, räägime inimestest seoses kinnisvaraga. Et kinnisvara üksi ei ole ju huvitav, vaid see, mis siis kinnisvara ümber toimub. Ja täna on minuga Arko kinnisvarabüroo analüütik ja kutseline hindaja Mihkel Eliste. Tere Mihkel. Tervist. Ja Maido Lüiste, Scandium kinnisvara AS-i tegevjuht. Tere ka minu poolt. Väga lahe. Ma täna siia sisse tulles panin tähele, et meil on nagu proportsioon paigas, et mul on täna vastas kaks pikka meest ja mina olin seal siis lühike, et meil ongi saatekülalised valitakse siis niimoodi proportsioonis. Aga kogemused kinnisvaraturul on teil mõlemal juba sellised päris korralikud, nii et turutunnetus on olemas, et võib-olla lähemegi kohe siis sellise turutunnetuse juurde, mis puudutab siis uusarendusi, et Scandium on ennekõike tuntud kui uusarenduste, ütleme siis arendaja, et milline see turg siis arendaja vaatenurgast täna turul on, et meedia ja ka ise kogemus ütleb, et tegelikult teadmatus on üks suur märksõna või on teil selline selgeltnägija silm? Ja kahjuks ei ole, et selge nagu muda on, ütleks praegu, et väga keeruline tegelikult, keeruline protsessi nagu juhtida, eelkõige võib-olla just ehitusest tulenevalt, et kinnisvaraarendus on, kui sa kogu protsessi nagu läbid seotud ehitusega, ehitus on pikk, ehitus on enamus korteri hinnast. Ja täna siis on nagu keeruline ehitajaid leida, ehitushind on väga volatiilne ja siis see raskendab kogu protsessi, et hea meelega müüks kaupa, mis on juba valmis ehitatud, mida me olemegi teinud siin, et oleme oma lao tühjaks müünud valmis asjadest, aga nüüd uusi asju, mis on siis veel paberil või projektina, et neid nagu tegelikult ei taha väga müüa, et ei tea palju tootmishind tuleb, et täna müüki pannes võib väga reaalne olla, et lõpuks on see ikka lihtsalt ühiskondlikult kasulik töö, et arendaja oma marginaali ei pruugi teenida. Et oleme väga ettevaatlikud täna, mis hinnaga müüme, pigem proovime siis hinnastada selliselt, et igal juhul ikkagi lõpuks ei pea hakkama tühistama broneeringuid võlle, et see on siis see, kus arendaja muidu lõpuks oleks, kui liiga soodsalt täna müüa. Ja teine pool on siis see, et mis keeruliseks teeb, et asjad liiguvad aeglaselt, et ehitusregistri saagat vast juba kogu Eesti nagu teab, aga see on üks osa sellest protsessist, et projektide menetlus on pikk ja siis me oleme nagu täna oma ettevõtte tsüklis seal, et meil ongi väga palju asju seal ehituse alguse eel või et ehituses on meil nagu võrdlemisi vähe, meil on üks üürimaja ehituses, mida me ei müü, et sellega on isegi natuke lihtsam, jõuab järgmine aasta turgu 150 korterit, mida me välja üürime. Ja enamus teiste asjadega on just see hetk, et kus me valime praegu ehitajat või hakkame nagu kohe ehitama, et niisugune keeruline aeg, ütleks. No selge nagu muda oli päris hea väljend. No Mihkel, sina vaatad seda tegelikult nii nüüd hindaja vaatenurgast kui analüütiku vaatenurgast. Sa näed, puutud kokku arendustega hindajana, sa puutud kokku siis selle nagu analüüsiga, et mida see analüüs on näidanud. Esimesed 5 kuud on tegelikult ju data juba täitsa muutub. Jah, mis nüüd uusarendusi puudutab, siis võib-olla kõige siuke probleemsem asi praegu ongi, mida Maidoga juba mainis, et tegelikkuses turul on nagu arendusprojekte juurde tulnud, aga kuna neid ühikuid ei turustata, siis meil on tegelikult väga keeruline juba nagu hinnata, mis see tegelik pakkumismaht nii aktiivselt kui potentsiaalselt turul on. Ehk siis kui see tänane olukord nagu leevenema hakkab, et mis siis peale seda nagu saama hakkab, et kui palju sealt seda pakkumist sellest pipeline'ist järsku nagu peale viskama hakkab. Et ennekõike näiteks Eesti väikelinnades seda näeb väga selgelt, et kõik ehitavad kas üksikelamuid või mingeid väikseid 2-korruselisi korterelamuid, aga kui sa kv.ee-sse lähed, siis sa ei näe mitte ühtegi müügikuulutust. Ja nagu väikelinnal omane, siis neid isikuid sageli kipud tundma, kui sealt pärit oled, et küsid, et miks sa nagu midagi ei müü, siis see põhjus ongi selles, et nad ei tea isegi, mis see lõppinud olema hakkab. Ja enne kui see enam vähem nagu paigas ei ole, siis tõenäoliselt neid varasid ka müüki ei panda.
aga kui sa ei suuda enam turul hinnata, mis on selle spekulatiivse pakkumise osakaal, siis see võib täna nagu jätta suhteliselt vale mulje sellest, mis turul tegelikkuses toimub. Et meil küll avalike pakkumiste maht on väga väike, kui me vaatame siin kinnisvaraportaale, siis uusi kortereid saab justkui kusagil 1000 ringis Tallinnas soetada, aga kui me vaatame neid projekte, mis justkui nagu oleksid müügikõlbulikud, siis see ühikute maht on seal kusagil 1700 juures juba. Et selles suhtes ma arvan, kui see tänane volatiilne keskkond siin aasta lõpus või järgmise aasta keskpaigaks hiljemalt nagu enam-vähem kõikide jaoks mööduma hakkab ja asjad jälle stabiliseeruma hakkavad ehitushindade osas, siis see pakkumise kasv võib suhteliselt kiiresti tulla. No see oleks väga tervitatav. Ma arvan, nii kliendi jaoks kui arendaja jaoks tegelikult, et see muuda vesi saaks nagu selgeks ja ehitushind on hästi pikalt oli 1000 eurot pluss käibemaks, sõltus, lähed maa alla, mitu korrust maa alla lähed. Kuidas, mis see tänane rusikareegel on? Palju maksab uusarenduses see üks ruutmeeter ehitust täna? Sa raputab peaga. Lõpuni ei tea, jah. Tahaks isegi teada. Et vaata, see oleneb ka lepingu liigist, et kui sa lähed täna peadevõtja juurde ja meie peamiselt ehitame peadevõtjaga, oleme kunagi ise ehitanud ka nagu ise peadevõtte korras, et allevõtjaid otsinud. Aga täna peadevõtja juurde minnes, et kui sa tahad nagu lõpphinda teada saada, et kuna ehitaja sõidab samade murede ees, et tema ka ei tea, palju see maksab, siis ta üritab selle võimalikult kõrgele selle lati panna, et igal juhul välja tuleks, nii et see ka enam tõde ju näita, et siis seal juba loobud eos selle hinna pealt. Nii et me oleme juba läinud seda teed, et teeme sellist poolavatud või avatud hinnaga ehitamist, et lõpus selgub. Ja arvatavasti lähme ka tulevikus mingite projektidega, et pigem võtta see risk, et me maksame täpselt nii palju pluss ehitaja marginaal, et kui see asi tegelikult maksma läheb versus see, et ehitaja paneb sellise korraliku kirve, et tema igal juhul välja tuleks. Et aus vastus on jah see, et hetkel ei tea. Igat enne sellise hoone, kui ma ütlen siis ehituse algust, me läbime hanke, kus ehitajad annavad sihthinna, et mis ta umbes tulla võiks, et selle baasil siis on kõige parem nägemus ja siis tahaks tegelikult müüma hakata, et enne seda tegelikult väga nagu müüa ei tahagi, et see on ka muidugi huvitav mõelda, et me oleme harjunud sellega, paberil müüakse, aga et miks müüakse, et arendajad on tahtnud kindlust, et see toode lõpuks müüks. See isegi täna minu arust ei ole niivõrd nagu teema. Teine pool on ajalooliselt see, et natuke nagu ettemakseid koguda, et selle arvelt ehitus finantseerida. Aga kui sa täna nagu turgu usud ja endal ka kapitali on, et siis see ettemüük tegelikult ei ole nii oluline, et oluline oleks projekti endaga startida ja me oleme fookus sinna pannud, et need projektid ise liiguksid, et menetlused liiguks ja saaksime ehitama hakata. See kustub küll päris üllatav selles mõttes, et me oleme tegelikult harjunud viimased 20 aastat rohkem, et paberimüük on see õige müük. Nüüd me oleme seal olukorras, kus tegelikult, et arendaja isegi eelistaks, et paberil mitte müüa, vaid ootaks ära enne, kui ehitused valmis on. No eks see paberil müük suures osas taandub sellele, et see annab krediidiandjale mingisuguse kindluse, et su see projekt on õnnestumisvõimeline. Et siin on sageli räägitakse ka üürilepingutest näiteks, et mis büroopindade turgu puudutab, et kogu aeg on jutt olnud, et lepingud on seal 5 aastat fikseeritud, et aga see nõue üldiselt ei ole tulnud nagu mitte nende üürilandjate endi poolt, vaid pigem kui seda, et seda hoonet nagu laenuga ehitada või laenuga omada, siis krediidiasutus on sulle öelnud, et need lepingud pigem võiksid olla sellised, sest muidu me ei taha nagu eriti sulle raha anda. Et pigem jah, tasuks neid asju nagu krediidiandja vaatevinklist pigem vaadata, aga ma arvan, täna eks nad peavad seal samamoodi tegema järeleandmisi, kuna turul lihtsalt on volatiilne keskkond. Aga samas, kui siin kas või äripäeva lugeda viimastel päevadel või ka muudest keskkondadest mingisugust infot tarbida, siis jääb justkui juba mulje, et krediidiasutused ei ole võib-olla enam nii leebed kõikide asjade finantseerimise osas. Et ma ei tea, kuidas pankadega praegu viimasel paari nädala või kuu jooksul asjad on olnud, et siin tööstusettevõtted näiteks juba kurdavad, et kuna keskkond on nii määramatu, siis investeeringuid lükatakse tugevalt edasi. Et kui me vaatame praegu palju selle aasta esimese 5 kuu vältel hoonestatud ja hoonestamatu tootmismaid Eestis müüdud on, siis me oleme
madalamal tasemel juba kui 2008 või 2009, mis selgelt peegeldab seda, et nagu ebakindlus tegelikult tuleviku ees on suhteliselt suur. Meie viimasel ajal oleme just rahavoolaenudega tegelenud, et oleme siin oma paari valmisprojekti refinantseerinud ja omandamas paari projekti. Et viimase paari nädala vältel pole pangas käinud arenduslaenu osas, aga hetkel seal veel me ei tunneta muudatusi veel hetkel. Et ei välista, et neid tuleb ja võib-olla lihtsalt see silmus tõmbab koomale lihtsalt, et vaadatakse rohkem arendajat, rohkem projekti. Aga teatav selline nagu kerge tervislik hirm tuleviku ees võiks alati olla, et seda me üritame ise ka nagu hoida, et kui sa nagu kergelt kardad tuleviku ees, mis see tuua võib, et siis võiks olla tagatud see, et sa oled oma riskid paremini läbi mõelnud. Eks arendus peab ka vaatama segmendi kaupa, tootmine ja investeerimine, ütleme selliste erinevatesse segmentidesse on üks pool sellest ja kindlasti ma arvan, et sõda Ukrainas on mõjutanud sellist nagu, no ütleme siis, ma ei tea, kui kerge tervislik hirm see on, see halvab sageli rohkem kui muidu on. Aga kui me räägime näiteks elamispindade nagu arendusest, siis milline see trend praegu on, et neid kraanasid tegelikult ilmselgelt on nõudlus praegu suurem, kui pakkumine järgi jõuab ja Mihkel, sa arvasid, et äkki järgmine aasta, kui vesi läheb natuke selgemaks, võib neid kraanasid rohkem juurde tulla. Aga milline see spekulatsioon siis on, mis siis juhtuma hakkab, kui kraanasid ei tule, nõudlus püsib, inflatsioon on kõrge? No kostub umbes niimoodi, et ma vaatasin ühte YouTube'i videot, kus ma nägin, et ilma rehvita auto oli, kus oli pidur peal ja siis see piduriketas läks punaseks ja siis lasti see nii kaua, kuni see nagu õhku lendas. Kuidagi nagu see, ei tahaks, et see oleks nagu see kinnisvaraturg, aga korraks tundub, et pidur on peal ja siis keegi annab hirmsasti gaasi. Et selles suhtes, et kas tehingute arv nüüd kasvu jätkab tänaselt tasemelt, et ma arvan, selle võib põhimõtteliselt välistada lähituleviku osas, et Tallinnas see aasta esimese 5 kuu vältel tehingute arv on juba kusagil 8-9% vahel madalamal kui aasta tagasi. Seal juures tehingute arv langeb nii järelturul kui uute korterite müügilõikes. Et kui me vaatame, miks inimesed kinnisvara soetavad, siis eeskätt on tarbijakindluses küsimus ja ma ei näe, et selle aasta teisel poolaastal kuidagi positiivselt muutuda võiks. Et üheskoos selle laiapõelise inflatsiooniga, koos Euribori tõusuga, koos siin energiakandjate väga kiire hinnatõusuga, pannes siia kõrvale selle sõja ja kõik võimalikud muud kriisid, mis meil hetkel on, et need kõik mõjutavad tarbijakäitumist negatiivselt. Ja me oleme juba see aasta siis ka näinud, et see on kinnisvaraturul hakanud tehingute arvu allapoole tooma. Aga isegi kui Ukraina sõda ei oleks aset leidnud või need sündmused seal ei oleks eskaleerunud, siis ma arvan, et me oleksime tehingute arvu osas täna suhteliselt sarnases olukorras, kus me eelmine aasta prognoosisime enne sõda. Ja tehingute arv selles suhtes on kõvasti üle pikaajalise keskmise ja see, et ta siit täna nagu allapoole tuleb, ma ei näe, et see veel hinnatasemeid kuidagi negatiivselt mõjutaks, et kui keegi üritas praegu mu jutust nagu välja selgitada seda, et kinnisvaraturgu mingisugune hinnalangus ees ootaks nüüd, et seda ma pigem ei väidaks, et ma pigem väidaks seda, et tehingute arv hakkab allapoole tulema mingisuguse pikaajalise keskmise poole lihtsalt. Mina nõustun, ma arvan ka, et tegelikult hind alla ei tule, küll aga üks niisugune nagu teema, millega me turul silmitsi seisame on see, et kinnisvara võib muutuda nagu võrdlemisi kalliks ja ma usun, et see on ka üks tegur, mis täna nagu neid tehinguid alla toob, et me muutume nagu Lääne-Euroopalikuks, kus on siis nagu raske korterit osta, paljud üürivad seetõttu, et see hinnakasv viimase aastaga nii räige olnud, et ma täitsa nagu isegi tunnen muret selle toote nagu ostu potentsiaali osas, et kuidas tarbija jaksab osta, sest tekib lihtsalt sellest kokkuvõtet, kui arendaja kõik kulud kokku liidab, oma nagu mõistliku marginaal otsa paneb, et lihtsalt toode ei müüda, on liiga kallis. Et siis selle lahendus peaks tulema nagu kahest otsast, et kas siis toode muutub mingit pidi soodsamaks. Mis põhimõtteliselt ei peaks... Jah, kui see nagu arutada, et kust ta soodsamaks saab minna, et ehituse arvelt peaks siis olema mingi pidi kaval, et kuidagi leidma mingi meetodi, kuidas saaks nagu soodsamalt ehitada
või siis teine, mis on nagu lihtsam ja kiirem, on maa hinna komponendi arvelt, et liikudes siis linnast välja, see trend on praegu päris tugev, et Tallinna linnapiiri taga siis väga palju arendusi nagu toimub, ka meil endal ja sama strateegia baasil, et kui sa suudad sealt paarsada eurot nagu kliendile ruutmeetri hinda nagu soodsamaks teha, siis see ju määrab tegelikult kokkuvõttes. Ja seda me teeme. Ja teine pool, mis saaks leevendada seda, et toode on nagu jõukohasem, on siis palgakasv. Et kui palgakasv on nagu tugev, et siis kokkuvõtt selle sama kuupalga eest saab mingi sama ruutmeetrite koguse, mis varem oleks saanud, et aga praegu palgakasv on ka päris jõuline tegelikult Eestis olnud, aga hinnakasv on nagu veel jõudsam olnud, et hetkel on seal ikkagi see ostujõu langus olnud, et ma ei näe, et võiksid tehingute hinnad kukkuma hakata, sest pakkumine on niivõrd väike ja võib-olla siis isegi mõned arendajad nagu loobuvad, ma parem ei arenda siis lihtsalt, et selle asemel, et odav müüki teha, sest odav müüki saaks teha nende korterite armel, mis valmis on või mis juba ehitus on, aga see kogus on täna nii väike, et me oleme nagu teistsuguses olukorras, kus võib-olla see viimane suur niisugune krahh, mida inimesed nagu mäletavad, aga siin mõtlen, et on ja ega me mõtleme, et kuidas ikkagi käibeid nagu tagada, et kuidas siis soodsamalt ehitada, et see on see, mida meie saame mõjutada ja loodame siis lihtsalt sellele, et see palgakasv ka nagu järgi tuleb. No mulle tundub, et see minu võrdlus sellest autopidurikettast, mis täiega huugab, et Mihkel, sa nagu põhimõtteliselt, kui ma siin peegeldan õigesti, sa ütlesid seda, et tõenäoliselt või praegu on näha juba, et tehingute arv langeb, aga see langus ei ole selline, see ongi selline jahutav aspekt selle kõige juures. Et tegelikult lihtsalt kättesaadavus väheneb ja inimesed peavad hakkama sellega leppima. Ja, et selles suhtes see, kus tehingute arv siin ütleme alates 2020 lõpust olnud on, et see pikaajaliselt nagu nii ei oleks jätkusuutlik. Et me oleme juba pikemat aega tegelikkuses siin erinevate kinnisvaraturu analüütikutega, kes Eestis tegutsevad ettevaatavalt nagu näinud, et see varem või hiljem tuleb nagu allapoole. Et kas või demograafiliste tegurite tõttu mingisuguse viitajaga või üleüldiselt seetõttu, et see hinnakasv lihtsalt kiirenebki sellisele tempole, kus ta täna on ja elamispinna kättesaadavuse halvenemise tõttu siis tekib tarbijakindluse halvenemine ja rahakott lihtsalt ei tule järgi ja tehingute arv tuleb allapoole. Ja see valge ja vastulinnastumise trend ongi praegu väga aktiivne, et Eesti väikelinnad kõik buumivad, hinnad kasvavad seal protsentuaalselt vaadates veel kiiremini kui Tallinnas, kuna absoluutnumbrites kinnisvara on oluliselt odavam. Et kui siin Tallinnas mõni korter maksab näiteks 200 000 ja sinna 20 000 eurot otsa tuleb, et see on ainult 10%, aga kui me oleme Viljandis ja 3-toaline korter maksab 80 000 ja sinna 20% otsa tuleb, siis protsentuaalselt see on oluliselt rohkem. Et selles suhtes ma arvan, see aasta nagu väljaspool Tallinna kinnisvaraturg on väga hea nii arendajatele kui ka inimestele, kes lihtsalt üritavad mingisugusest varast loobuda, aga üks viitajaga need samad trendid, mis leiavad aset Tallinnas, jõuavad varem või hiljem ka väiksematesse keskustesse. Eesti on selles mõttes nagu majandusruum on nii pisikene või me räägime suhteliselt väiksest nagu majandusest ja mulle tundub, et mida rohkem siin nii nagu jõukus tekib, siis seda nagu kitsamaks läheb. Et vaadates need erinevad investeerijate gruppe, siis kuidas jagatakse nõuandeid, kuhu mida osta ja vaadates ka ütleme siis neid artiklite pealkirju, siis hästi kiiresti toimub mingi võimendumine, et oske kõik näiteks väikeküladesse ja väikelinnadesse, ma ei tea, Palivere ja ma ei tea, väikestesse kohtadesse, Tapa on juba liiga suur selleks. Ostke nendesse väikestesse küladesse ja alevikesse korteritesse, et saate hea üüritootluse. Et ülekuumenemise oht on minu meelest nagu meil juba seetõttu, et kui jõukus kasvab, siis lihtsalt raha on nii palju, et kõik otsivad väga kiiresti kohta, kuhu seda panna. Et see on ka vist üks selliseid nagu meile omaseid või väikeriigi nagu ja võib-olla kunagise vaese väikeriigi ja nüüd jõukama väikse riigi nagu tunnuseid või.
Eks inimestel on vaba raha mingis mõttes liiga palju, aga kui me vaatame, kuhu see raha nagu kontsentreerunud on, siis selle omanikud kipuvad olema ikkagi inimesed, kes Eesti keskmise mõistes on oluliselt jõukamad. Ja eks kuna siin viimastel aastatel need, kes ettevõtlusega tegelevad, ma arvan, enamikes tegevusvaldkondades on nagu väga hästi läinud. Ja kui sealt raha on üle jäänud, siis kõigil on suhteliselt suur mure, et kuhu seda nagu edasi panna. Ja kui see lahendus ei kipu ettevõtlus olema, siis see kipub olema mingisugune investeerimistees või hullemal määral mingisugune spekulatiivne idee. Ja kui me ka kinnisvaraturgu täna vaatame, siis hindajana ma nagu igapäevaselt näen järjest rohkem kuulutusi nii Tallinnas kui mujal Eestis, kus mingisugune korter oli näiteks 100 000 euroga müügis eelmine kuu, nüüd see osteti ära ja nüüd see ilma midagi tegemata on 130-ga näiteks müüki pandud. Eks mida rohkem selliseid asju nagu silm hakkab, see selgelt viitab sellele, et nagu see spekulatiivne huvi on meeletult suurenenud inimestel ja sellist väga kerget rikastumist üritatakse nagu kinnisvaraturult tänases turusituatsioonis välja pressida. Mina olen ka nagu hobi investeerijana ka nagu eraisikuna ikkagi õhtul kaavet nagu lappad, et jah, jääb ikkagi ju silma tegelikult see, et võime rääkida nagu üldiselt kinnisvarast, aga siis on siin Tallinnas mõned piirkonnad, eks ju, kus me praegugi istume, et Kalamaja, Serval siin, et kus need hinna ekstreemumid per ruutmeeter on ju veel markantsemadki siin Kalaranna arenduses niisugune teise ringi korter või mis on ostetud nagu uusarenduse ja nii müüki pandud seal 8700 eurot per ruutmeeter ja sellised kuulutused, et meil on nagu head aastad olnud, et kus sa nagu oled raha teeninud kapitali kasvuga, lihtsalt tehes panuse mingile korterile. Et kas see jätkub niimoodi, saame näha, et meie Scandiumi nagu kreedo ja tees on ikkagi see rahavoog olnud, et rahavooga võid sa mõlemad saada, et saad nagu jooksvat rahavoogu ja võib-olla see korter ka kallineb ajas, et ma ise olen selle rohkem panuseid teinud ja teeme ka ettevõttega rohkem ikkagi rahavoole panust. No arusaadavalt on see, et suurim kinnisvara nagu tehingute arv ja ostjaskond on tegelikult Tallinnas ja Tartus ja siis tuleme seal Pärnu ja siis kõik ridamisi edasi. Ehk need, Mihkel, sa nimetasid just, et need väikelinnade arendusi, nad on tegelikult ju kogu nagu, ütleme, arendusturgu vaadates suhteliselt markantsed. Sest kui me räägime Haapsalus, ma ei tea, 12 või 13 korterist ja võib-olla ka suuremast Scandiumi enda projektidest, mis on nagu ka Haapsalu mõttes hiiglaslikud. Et tegelikult kõik ootavad nagu seda arenduse või ütleme mahu kasvu siit Tallinnast ja Tartust ja hiljuti ühte Tartu arenduse, ütleme siis plaani vaadates, kus seal on 90 või 80 ridaelumuboksi tulemas ja tegelikult suhteliselt mõistliku ruuduhinnaga ma just mõtlesin, kuidas see arendaja nagu plaanib seda kõik valmis teha, et me tegelikult ikkagi ootame nendest suurlinnadest neid uusi kraanasid ja siin jõuame jälle sinna, et kuidas siis soodsamalt pakkuda ja siin ei maahind ei toeta seda ega täna ehitusin, nii et ainus teema, millest me räägime, ongi see, et pakkumiste arv väheneb veelgi. Kinnisvarahind kasvab veelgi. Jah, lüüajalises vaates kindlasti, et see sama trend, mida sa just mainisid, ma olen ise üritanud sinna rongi peale hüpata, et soetasime eelmise aasta teises pooles kähku Viljandis ühe kinnistu, kus selle aasta, ma arvan, siin juuliks või hiljemalt augusti alguseks peaks detailplaneeringu kehtestatud saama, et kavandame sinna korterelamut ja vaatame, mis sellega edasi teeme, et kas teeme lihtsalt spekulatiivse tehingu, müüme projekti edasi või kui olukord siin ehitusturul nagu paremaks läheb, siis võib-olla hakkame ka ise tegema, et selles suhtes väikelinnade nagu arenduspotentsiaal selles suhtes on oluliselt tõusnud viimaste aastate jooksul. Et see hinnatõus, mis on olnud Rakveres või Viljandis või ka ütleme Haapsalus ja Kuressaares, et see on olnud nagu kõvasti üle ootuste. Ja need tüüpkorterite hinnad on juba jõudnud sinna, kus me veel paar aastat tagasi nagu ei oleks eluilmaski suutnud prognoosida, et need võiksid seal kõvasti üle 1000 euro ruutmeetri juures olla, mis tolle all oleks tundunud nagu täiesti ebarealistlik. Aga selles suhtes nendes väikelinnades kipub see probleem olema, et seal on väga palju mingisuguseid vanu planeeringuid, mis kehtestati seal 2008-2009 ja nõks peale seda 5 aega, kuna see bürokraatiline protsess võtab sageli lihtsalt suhteliselt kaua aega.
ja kui seal keegi nagu kipub mingisugust arendusala tegema, siis pakkumine kogu korterituru lõikes kipub suhteliselt kiiresti suurenema. Eks kui me võtame näiteks Viljandi või Rakvere, siis seal avalikke müügikuulutusi kogu korterituru peale kokku on võib-olla siuke 70-80 tükki ja kui nüüd mõni korterelamu sinna tuua, siis see on juba 10% pakkumismahu suurenemine, et kui Tallinnaga paralleeli tõmmata, siis see peaks ikka meeletus koguses uut elamufondi turule tooma. Ja väikelinnades see tähendab seda, et nendes finantsprojektsioonides on oluliselt lihtsam nagu eksida ja seda olemasoleva nõudluse kogust üle hinnata võib olla suhteliselt lihtne. Et sa võid teha esimese maja ja sul läheb suurepäraselt, teise läheb natuke halvemini, teed kolmanda järsku nagu pole väga kedagi, kes ostaks, kuna ostjad on ajutiselt lihtsalt otsa saanud ja kuna neid projekte sageli on oluliselt raskem finantseerida ja raha kipub ka kallim olema, et siis seal tekivad nagu need riskikohad ja eks see on ka põhjus, miks krediidiasutused pigem nendest kuni 15 000 elanikuga väikelinnadest tahavad eemal hoida. No ma ei tea, see puudutab nagu otse sind ja Haapsalu projekti, et kuidas see Mihkli prognoos või stsenaarium kostus? Kostus õige, et tahaks kommenteerida, et väikelinnadesse arendamine nõuabki selliseid madala sellise baaskuluga ettevõtlikke inimesi või väikseid ettevõtteid, et kui me vaatame sellise keskmine suurusega arendusfirmat, kelleks me nagu Scandiumiga ennast peame, et siis minnes kuskile arendama, siis miinimumkorterite kogus võiks ikkagi 50-60 korterit olla, sest kokkuvõttes ikkagi iga maja vajab ühte projektijuhti vähemalt ja projektijuhi aeg, et kui meil on head inimesed tööl, et on suhteliselt kallis, et väike linna minna, siis peaks minema suurt mahtu tegema, samas väike linn ei absorbeeri jälle suurt mahtu. Et Haapsalu meie jaoks oli nagu erandlik sellega lihtsalt, et see poolsaar, mis me omandasime, oli niivõrd unikaalne, maht on suur, aga samamoodi seisame selle riskiga silmitsi, et ei absorbeeri võib-olla kohalik nõudlus. Nüüd kuurortlinnade, milleks me Haapsalu, Pärnut ja Kuressaart võime pidada, eelis on see, et nõudlus ei tule ainult koha pealt, tuleb ka mujalt. Et nõudlus võib tulla ka Tartust, Tallinnast, inimesed, kes endale suvituskorteri ostavad, võib-olla ka isegi välismaalt. Et sellega me loodame nagu natuke maandada seda riski, millega võib seista silmitsi mõnes Põlvas, Valgas, Võrus võib-olla, kus on lihtsalt ikkagi peamiselt kohalik nõudlus. Aga ikkagi me lähme väikselt peale, et võib-olla esimene etapp teeme ikka 20 korterit, vaatame, kuidas nõudlus on. Et tulime projektiga siin 2-3 nädalat tagasi välja, nüüd see postkast on ikkagi üsna umbes tegelikult, et mis on täna nagu positiivne, et on meil üle 200 huvilisi juba, kes tahaks nagu edasi läbi rääkida, aga jälle arendaja nüüd olukord, et meil on nagu ilusad pildid, meil on juba plaanid olemas, meil on maa, aga meil ei ole ehitushinda. Aga meil on siin mõned plaanid, kuidas me võiks selle lukku saada, et nii pea kui ehitushind oleks lukus, võiks müüma hakata tegelikult. Ma arvan, see on nii mõnegi arendaja praegu ööune ära viib nagu aspekt, et tegelikult seda võiks ju nimetada niimoodi ka, et raha on maas, see tuleks üles võtta, aga võtta ei saa. Midagi nagu seljavalu on, mingisugune asi takistab seda raha sealt üles võtta. Olen rääkinud tuttavatega, kes siin mõnes nagu ehitusmaterjalide tootmisfirmas tegutsevad, et kes on ikkagi läinud sellele avatud hinnale üle, et müüvad akent näiteks, kus nad panevad lukku akna töö tegemise hinnaga, puidu jätavad lahtiseks. Ja see võimaldab neil siis oma nagu marginaali, nagu kuidas nagu enam mõistlik on hoida. Nüüd arenduse ellu seda ülekandes võiks see olukord olla, et me müüme, aga jätame hinna lahtiseks, aga see läheb nii mitmes mõttes nagu lappesse, et pangad nagu ei aktsepteeri seda, sest enamus kinnisvara ostetakse ikkagi pangalaenuga. Ja kui praegu me kohati näeme tegelikult, et see oma finantseering nagu napilt nagu venitatakse välja, et siis see metodoloogia nagu ei mängiks sellisena välja, et muidu see võimaldaks nagu varem müüma hakata. Üks Ameerika kinnisvara ettevõtja tegi sellise kõva statemendi, et kõik, kellel teil praegu raha on, hakake ostma kinnisvara, sest see läheb lihtsalt veel palju kallimaks ja argumentatsiooni aluseks oli siis fakt, et ostjate hulk on nii palju suurem, et demograafiliselt siis hetkel need millenniumi ealised on just saabumas kinnisvara turule ja ostmas ja hetkel täpselt samamoodi Ameerikas on korterite hinnad 2020 oli see üle 20%, eelmine aasta oli see 17% ja see aasta veel paned 7-8% otsa.
suhteliselt sarnane trend siin Euroopas ja meil ka. Aga Mihkel, sa ei olnud üldse temaga nõus, ütlesid, et Eestis on kõik pea peal, et me asume teisel pool maakera, et siin on teistpidi asjad. Meil on lihtsalt see nii-öelda nõukogude pärand osaliselt, et meil on demograafilised tegurid natuke teistsugused kui seal, et meie see babyboom nii-öelda jäi 80-ndate teise poolde ja kui me vaatame ka Eesti kinnisvaraturgu, et miks elamispindade tehingute arv väga kõrgele on läinud viimastel aastatel, siis see põhiline põhjus koos laenuraha väga hea kättesaadavusega kipubki seal olema, et täna selles suhtes sageli, kui väikearendajad mul küsivad, et mida täna arendada, siis ma nagu eeskätt toetaksin näiteks ridamajade projekte, et kuna need isikud, kes on seal veel 5 aastat tagasi mingisuguse korteri soetanud ja kes on 80-ndate teises pooles sündinud, et ma arvan, varem või hiljem neist hakkab järjest rohkem inimesi üle minema kas ridamajade või üksikelamute turule. Et selles suhtes turutrendidega tasub nagu kursis olla ja ma arvan, et igas turusituatsioonis on selliseid turusegmente, kus nõudlus võib olla oluliselt kõrgem kui võib-olla turul keskmiselt. Täpselt. See, et korterid parasjagu ei lähe või lähevad, ei pruugi tähendada, et eramuturul ei ole näiteks suurem nõudlus. On 100% nõus, et meie see demograafia, see tulp nii-öelda või mis näitab, et mis vanuses inimesi kõige rohkem meil on, et on ikkagi sellise 30-35 või ütleme 30-ndates inimesed, et kes sündisid seal 80 lõpp, 90 algus ja noh, mida sa selles vanuses nagu, mis su elutsükkel nagu on, et noh, keskmiselt on sul ikkagi laps või mitu ja võib-olla ka koer või kass, et me tegelikult teeme ka täna suurelt panust ikkagi sellele, et linnalähedased piirkonnad, kus saaks ridaelamuid ehitada. Et ja teistpidi kui linnas sees, siis noh, me ka mõnes mõttes panustame sellele, et kes enam ei jaksa korterit osta, et neile üürikorterid ehitada, et me usume, ka see trend nagu tõuseb, sest tegelikult Lääne-Euroopas on see ju kohal ja USAs samamoodi, et kui sa seal ikkagi üürima hakkad, siis sellest üüritsüklist nagu välja saada, et oma koduraha kokku saada, on väga keeruline ja paljud inimesed jäävadki sinna tsüklisse. Et me oleme selle Nõukogude Liidu lagunemisjärgse omandireformi läbi elanud ja korteri omamine tundub nagu inimõigus, Lääne-Euroopas ei ole nagu niimoodi, et 50% võib-olla on Saksamaal nagu inimest hulk, kes omavad või alla selle isegi, et samas kui Eestis oleme siin kuskil 90% omama oma kodu, et seda on päris raske muuta, eks ole. Aga ma kardan, et see majandus ise teeb seda, et see inflatsioon teebki seda, et korteri ostmine muutub niivõrd kalliks, et siis sa jääd nagu rentima ja rendid ja võib-olla ei ostagi endale siis tänu selle, et kogu aeg on nagu hinnad eest ära. Siis on suur pealkiri meie kusagil Päevalehe pealkiri, et kinnisvaraarendajad on nii ahned ja enam noored ei saa omale endale kodu. Ja siis on arendajad süüdi. Eks seal, kui vaatamegi Saksamaa neid erinevaid linnu, siis kui ma ei eksi, äkki juba toimub seal või kohe hakkab toimuma see, kus suuri investoritelt üürikortereid väga suurel hulgal mahus tagasi võetakse. Et selline sotsialistlik teema tõenäoliselt varem või hiljem kerkib esile. Määrab see, et kes nagu suurim valijagrupp on ja seal on nagu valijagrupp need, kes üürivad Berliini näitel, et kus viidigi sisse siis poolt rendihindade nagu lagi, et ei saanud mõnda aega rendihinda muuta, see küll tühistati Saksa riigikohtus, aga näitas niiks ohtliku pretsedendi ära ja teised poolt tõesti see, mida Mihkel viitas, et linn ostab kokku arendajatelt kortereid, et nii-öelda siis neid jagada laiali. Aga Eesti näitel on suurim valijasgrupp on ikkagi ju kodu omajad, nii et riik saab mõjutada oma poliitikaga kindlasti seda, et kas kodu omamine on kättesaadavam või mitte, et Eestis on 2 sellist tehnoloogilist võtet olnud ajalooliselt, üks on KredExi käendus olnud ja teine on kodulaenu intresside tulumaksu tagastus. Et need 2 hooba on nagu soodustanud kodu omamist, et näis, mis tulevikus saada võib. No meie saate aeg hakkab läbi saama, et võib-olla üks väike prognoos ja ette veel, et mis suvi toob hapukurgi hooaeg kinnisvaraturul või me näeme hoopis midagi uut, et Mihkel, alustame sinust. Kui ainult suvest rääkida, siis eks siin toimuvad protsessid nagu iga aasta, et hooajaliselt tõenäoliselt ostumüügitehingute turul läheb natuke vaiksemaks, kuni inimesed lähevad puhkama ja mõtted kinnisvaraturult on natuke eemal. Aga mis seda aastat võib-olla hooajaliselt teistest aastatest natuke teistmoodi iseloomustab, siis kuna meil on väga palju sõjapõgenikke
ja kes nüüd peavad nendelt ajutistelt elamispindadelt järk-järgult lahkuma, ehk siis nad peavad omale päris mingisuguse kodu siin Eestis ajutiselt omale leidma, siis tõenäoliselt, kui me hooajaliselt oleme näinud, et üüriturg suvel üsna vaikseks läheb, siis see aasta, ma arvan, seda ei juhtu. Ja see paneb muidugi nii-öelda muretsema mind selle üle, et mis need noored tudengid Tallinnas, Tartus ja ka väiksemates Eesti linnades tegema hakkavad, kus mingisugused kolledžid on, et sügiseks, ma arvan, üürinnad on oluliselt kõrgemad, kui nad on praegu. Ehk siis ülikoolid, kes on tegelikult, kui sa vaatad vanu ülikoole, kes on tegelikult suured kampused ja suured ikkagi nagu kinnisvara omajad, siis tänane meie ülikoolid ja meie kõrgkoolid ei ole veel seal tasemel, et tegelikult tuleb samamoodi juba oleks tulnud 10 aastat tagasi mõelda selle peale, et sul on oma kampus. Jah, või siis see on võimalus ikkagi siis erakapitalile ja erasektorile, et meie ju tegelikult oleme ühe jalaga nagu sellises kodudarenduses, uusarendused, teise jalaga oleme üürimajade arenduses ja ega koroona nagu selles mõttes nagu ikkagi tabas meid, et üürihinnad langesid 20%, nõudlus kukkus, et nüüd praegu tegelikult jah, hinnad on tõusnud, aga need pole võrreldavadki selle hinnakasvuga, mis me korterite hinnakasvul oleme näinud, et me tegelikult oleme nüüd nagu jõudnud sinna, kus see hind nagu stabiilse kasvuna oleks võinud olla, aga tõesti on nagu võimalik siis varaomanikuna nautida seda, et nõudlus on suur ja mahud on täis, et planeerime uusi üürimaju, et seal selles sektoris pigem nagu näeme tõesti, et läheb hetkel hästi ja see sissevool ukrainlaste näol kindlasti soosib veel nagu üüriturgu, et pigem siin tuleb ka nagu see sotsiaalne vastutus, et kuidas siis nagu mõistliku hinnaga nagu tagada, et aga see taandub ka jälle, et mõistliku hinnaga nagu ehitada, et siin nuputame kõvasti, et kuidas saab siis nagu soodsamalt ehitada. Ettevõtjatel on alati väljakutseid ja vist me oleme vahest niimoodi harjunud ära, et või on tekkinud mingi arusaam, et kõik on selge ja me teame, kuidas elu käib, aga siis järsku järgmine päev on üllatus, nii et see on selline tavapärane elu mõnes mõttes oma suuremate tõusude ja suuremate mõõnadega, nii et sellist talupoja mõistust on igal ajal hetkel vaja, nii et aga suur tänu Mihkel ja Maido tänase eest ja aitäh kuulajatele ja järgmise korrani. Ja aitäh kutsumast. Aitäh.